Ja kohe-kohe peale väikest tutvustust olen valmis jagama ka slaide. Mina olen Katrina Laks, Microventioni tegevjuht ja üks asutajatest ja oleme võtnud enda missiooniks lisaks digitaalsele peavaluravi loomisele ka selle, et toome teadmisi peavalude ravi vallas ja seostest, mis inimest ja peavalu mõjutada võivad nii-öelda laiema ühiskonnani üldiselt. Mul on hästi-hästi hea meel, et täna meie seminariga on ühinenud Gene Vernik, Eesti üks parimaid unespetsialiste ja nüüd ma annaksingi Gene sõna sulle väikseks enesetutvustuseks ja seaksin meie jutule taustaks mõned küsimustega slaidid. Ja tervist ka minu poolt. Ma ei tea, kas te näete kõik mind, aga vist näete. Igal juhul väga tore, et kutsusite. Ma olen hariduselt psühholoog ja tegelen igapäevaselt ka meeleoluhäiretega patsientidega ja isiksushäiretega. Aga muidugi selline 15-16 aastat olen tegelenud unehäirete osakonnas nii-öelda peamiselt, et tegelenud just unetusega, ärevushäiretega ja unerütmihäiretega. Ja muidugi on viimaste aastatega tulnud rohkem juurde siis tervise ärevaid inimesi ja kroonilisi valutajaid, kroonilise valuga kliente, kus hulgas on ka peavalutajaid väga palju. Nii et selles mõttes teema on mingil määral tuttav, aga need küsimused, no vaatame, kui hästi ma suudan nendele vastata, et nii ütleme see peavalu või migreen, ütleme, see on ju tegelikult, ega me täpselt ei teagi, miks ja kuidas ja miks ta seal on. Vot, nii et vaatame ja, aga jah, et muidu olen ka hariduselt unetehnoloog, kes siis tegelikult neid unehäireid, kes siis haiglas tegelikult neid uneuuringuid siis läbi vaatas, pulsonograafilisi uneuuringuid, et ma siis ajulainete põhjal panin ka paika palju siis keegi teatud unefaasides on ja selle põhjal siis teeb unetehnoloog nii-öelda omapoolsed järeldused, põhimõtteliselt diagnoosib ja selle põhjal tegelikult arst teeb siis sellise raviplaani, et okei, et see on niimoodi. Aga jah, vaatame neid küsimusi ja vaatame teie mõtteid. Vaatame, mis peavalust ja unest täna rääkida on. Aga oleme täna nende webinaridega, seminaridega tegemas läbi ka sellist muutust, et proovime kuidagi küsimus-vastus, vestlus teemal liikuda. Ja esimene küsimus, milleni tahaks jõuda ja mille vastuseni tahaks jõuda, on see, et miks ja kuidas uni üldse peavalusid mõjutada võiks. Mina tean, et minu peavalu mõjutab kindlasti see, kui mu unerežiim paigast ära läheb. Aga miks see nii olla võib? Jah, et uni on jah, selles mõttes väga-väga tundlik teema, et kui me vähem magame, siis kohe midagi võib valutama hakata. On see siis pea või liigesed või nahk läheb karedaks või enesetunne ei ole nii hea või jonnakust on rohkem, loovust on vähem, et kohe nagu isegi see pool tundi jäi magamata ja mul juba ma tunnen neid aistinguid nagu palju tundlikumalt. Ja kui sa oled peavalutaja, siis nemad on veel tundlikumad ja seal see selline nagu selline üldine seos nagu ongi, sest et uni on peamiselt ju selle jaoks, et me taastuksime. Ja kui me nüüd öösel seda head kvaliteetset tund ei saa, siis me põhimõtteliselt ei puhastu nii-öelda tegelikult teatud tüüpi toksilistest ainetest. See on siis selline viimaste 20 aasta uuringute seos, kus siis tegelikult
kui me ei maga, siis me oleme aeglasemad, meie rakukesed töötavad aeglasemalt, neurotransmitterid aeglustuvad, see infotöötlus on hästi aeglane ja tegelikult, kui me oleme aeglasemad üleüldse, meil ei ole seda võimekust, siis me kasutame oma kehas rohkem ressurssi, mida me nagu teadlikult arvame, et võib-olla on okei, eks ju, aga tegelikult kogu see keha vajab kõike palju rohkem ja ma kulutan ennast ja kui ma vähem magan või ebakvaliteetselt magan, siis immuunsüsteem lähebki nagu madalamaks, kehvemaks ja siis ma teen rohkem ja rohkem, et ma teeks nagu väärilist tööd või oleks õpivõimekam. Ja see krooniline unevõlg, mis on selline hästi salaja hiiliv, et see ei ole niimoodi, et me teame akuutselt, et kui meil on üks ööuni ära, siis meil on väga kehv olla järgmisel päeval. Aga võt selle kroonilise unevõlaga ongi see, et kui ma magan ebaregulaarselt täpselt, siis ma tegelikult olen kogu aeg kroonilises unevõlas, deprivatsioonis ja ma nagu ei pane seda nii täpselt tähele, sellepärast, et mul ei ole ju nii paha olla. Aga tegelikult see keha teeb tohutut tööd, et sa saaksid nagu võimekalt hakkama, ütleme niimoodi. Ja ehk siis teisisõnu, kas unepuudus teeb inimese kuidagi peavaludele vastuvõtlikumaks? Ja absoluutselt, et me kaotame kroonilise unevõla tagajärjel siis teatud unefaasid, et me kaotame nii sügavat und, mis on just taastuseks hea, meie füüsilise keha taastuseks hea, aga me aja jooksul võime kaotada ka REM-und. Ja võt see uuringute tulemusena on toodud välja, et kui me hakkame seda REM-und nagu kaotama aja jooksul, siis või mingi unehäire tõttu, mingi orgaanilise unehäire tõttu, mida ma pärast võib-olla räägin, et siis seal seostatakse just seda nagu valulike peavaludega. Et sellepärast, et see just see vähene REM-i seos on toodud ju see, et teatud valkude suurenemisega kehas, mis tekitavad nagu nagu kõrgemad valuaistingud. Ja seal on ka nagu need hommikused peavalutajad, see hommikul tavaliselt see migreenihoog väga tihti ongi. Ja kui see unerütm on ebaregulaarne, siis hommikuses unes on ka seda REM-i, aga kui see ei ole ilus, kui see ei ole piisav, siis see hakkab tohutult häirima meie nagu und, meie olemist päeval ja kõike seda. Võib-olla segane tekst, aga lihtsalt orgaanilised häired on näiteks hingamishäired, bruksism, hammaste krigistamine mingil määral, mis on alati ka nagu hästi suured seosed hambavaludega, peavaludega ja uneapnea siis täpselt samamoodi. Siis et need on nagu kaks sellist nagu põhilist, aga on ka näiteks rahutate jalgade sündroom, mis hakkab häirima meie und keset ööd näiteks. Ma ei tea, kui spetsiifiliselt ma siin räägin, aga kõik sellised asjad ja hüpersomnia näiteks nagu on selline teatud tüüpi unehäire, ehk siis kui inimene magab ebatavaliselt kaua, hästi kaua, ehk siis natuke sellist nagu ülemagamise seost on seal. Ja seal on muidugi see seos, kui inimesed magavad üle, et siis meil tekib ka see peavalu suuresti, sellepärast, et ütleme, see infotöötlus ajus on häiritud, eriti näiteks serotoniiniga seotud infotöötlus. See tähendab seda, et serotoniin on näiteks väga oluline tsirkadiaanse rütmi hoidja või ütleme selle reguleerija. Aga kui ma nüüd magan teatud hetkest üle, siis see närvirada nii-öelda, mis infotöötlus saab nagu kasutatud või see ei ole nii hea, omavahel ei suhtle nii hästi ja tegelikult
kuigi tegelikult serotoniin nii-öelda meie kehas ütleb, et sa peaksid üles ärkama ja annab kehale märku, et hakka nüüd ruttu energiat saama, sellepärast et mul on seda vaja, mul on vaja toitu vaja, mul on vaja vedelikku, aga sina magad. Ja siis seal tekibki see peavalu, et sul on nende ainete puudus hakkab tulema. No seda seost on toodud vedelikuga peamiselt, eks, et kui sa vedelikku piisavalt ei joo, siis tuleb ka kindlasti rohkem neid peavalu episoode. See, kuidas need peavalud on, ma arvan, et seda on siin varem ka räägitud, et kas siis hommikul või on just niimoodi, et sa magad ja pärast 1 tundi tekib peavalu, et väga erinevaid peavalusid ja migreenihoogud. Aga siit siis uneteadusest nii palju, et jah, et väga palju on just seotud serotoniiniga ja see ülemagamise osa, et see närvirada on kahjustatud ja sellepärast meil siis see peavalu on. Ja teistpidi, et kui me saame väga vähe und, siis saab kahjustada meie REM-uni, mida on siis toodud välja, et see on seotud siis teatud valkude suurenemisega kehas, mis jällegi tekitab meis rohkem valusümptomaatikat. Ja kui sa oled migreenihaige, siis kindlasti võib olla seal nagu üks impulss. Aga ma ütlen, need uuringud on kõik sellised nagu, ma ei saa teile öelda, et see on 100%, aga ütleme, need on siis jah, need on nagu järjest uuritud ja vaadatud, et kuidas siis, mis siis see asi mõjutab. Aga nagu me teame, siis me päris hästi ei tea, miks migreen tegelikult ju tekib või on. Ei, seda me veel ei tea ja see on veel täitsa selline 100% tundmatu maa ja iga teadmine, mis juurde tuleb, on nii oluline. Ja, et jah, et mida mina oskan nagu öelda just nagu uneuuringute osas või uneteadusuuringute osas, siis need 2 on nagu kinnitatud justkui, et sellised, mida võib nagu rääkida. Aga pingepeavalud on näiteks seoses rohkem muidugi vähese unega ja unetusega, et need inimesed, kellel on rohkem unetuse häiret, siis absoluutselt nemad valutavad oma pead rohkem. See on jälle seos, see on lihtsalt uuring, et need inimesed, kes magasid vähem või magavad ebaregulaarselt või neil on unetuse sümptomaatika, siis nende seas on rohkem peavalutajaid. See ongi täpselt niimoodi ongi see uuring, eks. See, miks see nii on, seda me täpselt ikkagi ei tea, aga me oletame seda, et näiteks kui sa oled unetu, siis sa ei saa piisavalt oma und kätte, oma bioloogilist und, millega sa oled sündinud. Ja siis sa oled ärev, sa oled rahutu, sa oled väga pinges oma mõtetega. Kindlasti öösel, mida me siis ka näeme uuringutes, oleme näinud, kuidas serotoniini tähendab kortisooli stressihormooni aste on hästi kõrgel koos adrenaliiniga öösel, mida meil öösel kindlasti vaja ei ole. Et meil see adrenaliini ja kortisooli aste siis peaks olema just minema kõrgemale seal alates 4-5, aga nende osakaal unetute osas on just hästi kõrge kogu öö. Ja see kindlasti stimuleerib meid, pingestab, hoiab meid rohkem nagu ärevuses ja inglise keeles on selline väljendus nagu hyperarousal effect ehk siis selline nagu kõrgenenud ärevus või sa oled nagu üle stimuleeritud, kui sa seal voodis oled ja ootad ja pingutad ja püüad magama jääda. Igal juhul neerupeamised hakkavad neid aineid tootma, igal juhul su pulss suureneb, igal juhul su süda teeb rohkem tööd, su temperatuur kehas läheb ülesse ja jällegi see mõjutab tegelikult kogu hormonaalset tööd, hormoone, nii unehormooni, melatoniini tööd, kui ka siis ärksuse hormooni tööd, serotoniin, dopamiin ja nii edasi. Et see unetus ja peavalud on siis nagu peamiselt kõige suuremas seoses. Ja see seos tundub ka loogiline, et kui sa ikkagi oled väsinud ja magamata siis, ja oled veel ka peavalutajat tüüpi inimene, siis sellises kehvas konditsioonis peavalu kipub sageli ka tulema. Et sellel kuul tõmmatakse väga palju tähelepanu unele ja tõmbas tähelepanu ka üks peavaludega seotud organisatsioon, mis tõi välja väga selgelt peavalu ja une tõenduspõhise seose.
Aga liigume vaikselt edasi järgmise küsimuse juurde ja ma arvan, et need küsimused ja vastused üksteist järjestikku täiendavad ka. Millised erinevad peavalud võivad unega seotud probleemidest tekkida? Sa rääkisid juba migreenist ja pingetüüpi peavaludest. Kas on veel mingit tüüpi peavalusid, mis unemuredest tekkida võivad või ongi need kaks peamist, mis inimesi kimbutavad, just need, mis tekivad? Nojah, et üldiselt on niimoodi, et mis meie, kui ma seal unekeskuses töötasin, siis peamiselt siis hingamishäirega, et need inimesed, kellel on uneapnea, hingamishäire öösel, siis aju on pidevas õhupuuduses, vaikne ajusurm, see väga tohutult pingestab seda ajutegevust ja kogu kehategevust. Ja kui sul ongi obstruktsioonid, ehk siis sul on sellised nagu 10, 12, 15 sekundiliselt hingamispausid, sa võitled, et ellu jääda ja siis sinna otsa tuleb hüperventilatsioon, et lõpuks hakkad hingama, et siis kindlasti on hästi stressirohke kehale ja tavaliselt selle siis võib tekkida infarkt või insult, eriti kui sa oled sellise keskealine ja näiteks sul on juba veresoonkonna häired juures. Ja nendel inimestel väga tihti ongi siis see, et nad ärkavad üles, ega nad öösel ei tunne mingit peavalu. Öösel nad magavad, nad isegi ei tea, et neil on uneapnea ja hommikul tulevad üles, neil on suukuivus, neil on nagu väga raske olla, unekvaliteet on ju väga kehv olnud, see uni ei ole püsinud sügavas unes ega REM-unes. Ja väga tihti nad magavad N2 ehk siis teises unefaasis, mis põhimõtteliselt päästab surmast, aga jah, nad ärkavad üles ja siis päeva jooksul hakkab see pea valutama nagu hästi tugevalt. Et eks see ongi väga stressirohke, et kui sa öösel see keha võitleb. Ja teine, ütleme jällegi, mis ma enne ka välja tõin, siis bruksism ehk siis hammaste krigistamine, et see on siis lõualihaskonnaga seotud. Ehk siis hammaste krigistamine on selline häire, et kus on siis need kaelamuscles, nii-öelda kaelalihased ja lõualihased on ühenduses. Ja kui seal nüüd see krigistamise efekt tekib, mida me ei tea tegelikult uneteaduselt, miks need inimesed krigistavad väga hambaid, et seal on seos toodud, et need lihased ongi lihtsalt väga nagu nii-öelda ei ole nagu nii hästi välja arenenud ja siis nad ei kontrolli oma tööd nii hästi või ütleme seda, ei kontrolli oma nagu nii-öelda, et see suu kinni oleks ja siis nad krigistavad, aga on ka seos toodud magneesiumi rauapuudusega näiteks ja kui need lihased on siin kogu aeg pinges, siis see pinge kandub nii-öelda üle, ja võib tekkida ka nii-öelda peavalu, et jah. Et see on nagu selline asi, mis on nagu rohkem võib-olla, millest nagu räägitakse ja jällegi unetus on siis selle seoses nagu sellise pingepeavaluga ja siis on nii-öelda, ma ei tea, inglise keeles on need cluster peavalud, et ma ei oska öelda, kuidas need eesti keeles tõlkinud või kobarpeavalud, siis öelda, et mina just, et mina ei ole nendega nagu nii kokku puutunud, sest seda on ka nagu väga vähe minu vastuvõttudel, aga see on just see, et kui sa oled nagu magama jäänud, et siis üks tund hiljem hakkab see nii-öelda peavalu pihta ja ta on siis tavaliselt kas siis ühel pool või mingis kindlas kohas, kas ümber silma või ta on nagu sellise väga kindla asetusega. Ja see on selline, mille seost mina ei oska teile öelda, et miks ta sinna tuleb täpselt, aga mida ma tean, on see, et kui inimene on 1 tunni maganud ja siis ta tavaliselt jõuab sinna REM-une faasi. Kas see peavalu on REM-une ajal? Vot ei tea, et see on kindlasti väga individuaalne. Kas see on sügavune ajal? Ei tea.
et jah, me võime siit juba tuua teise seose, et näiteks kui seda REM-und seal selles unetsükli lõpus ei ole korralikult, et ka siis võibki tekkida see probleem. Aga ma ei oska teile öelda seda, et see jääb ka nagu, no ei ole minu pärusmaa selles mõttes. Aga muidugi hommikused peavalud siis on seotud ikkagi väga paljude valuvaigistitega või ülemäärase valuvaigistite tarbimisega, sealhulgas rahustituinutid. Ja rahustituinutitega olen mina küll töötanud, et nende võõrutust on mulle õpetatud ja me bioloogilist und üldiselt kätte ei saa, kui me nagu rahustituinutid maha ei võta. Aga et noh, kindlasti te juba teate, te olete kindlasti minust targemad selles mõttes, et kui me üleliia neid valuvaigisteid võtame koos näiteks erinevate muude preparaatidega, siis ei pruugi see peavalu kaduda, vaid see võib hullemini tagasi tulla või see võib olla siis periooditi niimoodi, et ma sain nagu just tsüklisse ja siis juba tulen sealt välja ja siis võtan peale. Aga kõige hirmsam asi ongi see, mida inimesed võib-olla teevad, mida ma oma vastuvõttudel näen, on see, et nad ei tea hästi, kuidas tarbida näiteks uinuteid, et näiteks kui me võtame Z-ravimid või siis bensodiasepiinid, klassikalised, mõlemate puhul on kõrvaltoimed põhimõtteliselt samad, lihtsalt bensodiasepiinid lähevad veel kauem verest välja ja Z-ravimid kiiremini, poolväärtusaeg on kiirem. Et kui nüüd selle uinuti efekt saab läbi, siis inimene ärkab seal 2-3 ajal üles ja siis ta võtab peale seda uinutit. See on nagu eriti julm ja siis ta tegelikult sealt areneb välja krooniline unetus, psühhofüsioloogiline unetus, et ma ärkan kindlal ajal öösel ülesse ja teen midagi, ehk siis turvaliselt käitun, võtan selle ravimi või võtan midagi muud, siin mõned hakkavad sööma öösiti ja siis see keha hakkab ise automaatselt üles ärkama. Et selles mõttes kindlasti ei tohiks uinuteid võtta nagu öösel keset ööd, see lööb tsirkadiaanse rütmi täiesti välja ja hommikul, kui sa ärkad, võid ärgata väga raske tundega ja see raske tunne on kogu päeva. Et võib-olla siis siit minu teadmisi, et mida mina nagu tean. Ja on seoseid toodud ka, see ei ole nüüd võib-olla selle küsimusega seotud, aga ütleme inimesed, kellel on rohkem depressiooni, et siis nendel tekib rohkem peavalusi ja nendel on ka rohkem unetuse häiret. Aga siin ma võib-olla päris nii ei ütleks, et see on jällegi oleneb, mis artiklit sa loed, et kes kuhu tahab vajutada, et ma ütleks, et meeleoluhäirete puhul on see siis ärevushäirete osa või depressiooni osa, et seal see protsent on üsna sarnane, et unetus nendel mõlemi häire puhul on kindlasti nagu ülekaalus ja suuresti. Aga näiteks, kui me nüüd nagu veel korraks räägime unehäiretest, unehäirete mõjust nende kehale, siis igasugune orgaaniline häire, igasugune orgaaniline unehäire, sealhulgas norskamine, hingamishäire, rahutud jalad, bruksism, kõik need mõjutavad kindlasti meid. Ja kui me oleme tundlik magaja, üldse väga tundlik magaja, kui meil ongi näiteks PER3 geen, ehk siis väga, väga halva unegeen ja sul on veel migreenihood, siis põhimõtteliselt ega sind keegi väga palju aidata ei saa, vaid sa saad aidata ennast niimoodi, et sa hoiad lihtsalt head unehügieeni, sa hoiad head rütmi ja sa tead väga hästi, kuidas neid ravimeid võtta. Muidugi alguses me kõik katsetame, kellel on migreenihood, kellel on unetus, kellel mis, aga me teame seda, et kuskil on see piir ja sa pead hakkama, ütleme, migreeni, ütleme, kroonilised valutajad on ikkagi, ütleme, need, kellel on siis migreenihood, siis nad peavad kindlasti aktsepteerima seda, et ilma selle aktsepteerimata me nagu kuidagi edasi minna ka ei saa. Sellest kindlasti olete ka palju rääkinud, sellest on rääkinud väga paljud kliinilised psühholoogid ja nii edasi. Et see ei tähenda allaandmist, aga see tähendab seda, et ma ei pea ilmtingimata kontrollima kogu aeg, et ja kui sul see on peal, siis sa ei lõpetage oma käitumise ära, mis tegelikult viivad sind unetuse häireni.
ja noh, muidugi need, kui me räägime unehügieenist ja kõigest sellest, siis unehügieenis, millega mina väga palju tegelen, on kofeiini võõrutamine, stimulantide võõrutamine, et kofeiin mõjutab väga meie und ja kui sa oled valutaja ka, siis omaette, eks ju. Nii et kofeiin, on ka ju lisaks valuvaigisti on ju ja see, millest sa enne ka rääkisid, et mõjutab ka lisaks ju meid võib ju mõjutada ka ravimite ületarbimine ja kofeiin sinna veel lisaks ja kui me veel lisame sellele kompotile unerohud, siis ja võib-olla vale unehügieeni, siis sellest saab üks tore kompott. Ja sa stimuleerid oma kesknärvisüsteemi nii üles, et see ei jõua nagu oma tööd tegelikult teha. Nii lihtne see ongi. Ja siia vahele sa oled mitu korda öelnud, et viidanud asjadele, millest me oleme rääkinud, et ütlen siia vahele lihtsalt nendele, kes meid võib-olla esimest korda kuulavad, et nii ravimite teemal kui valu omaks võtmise teemal oleme varem seminare teinud ja nendele Kene enne viitas ka, et need on Facebookis kõik järelvaadatavad. Aga nüüd annan Kene sulle sõna tagasi. Ja võib-olla ma täpsustan ka, et kui me räägime nagu nendest pingepeavaludest, mida me kõik oleme arvatavasti tundnud oma elus, et siis jah, seal on hästi suur kõrge seos vähese unega ja depressiooniga, aga just see, miks see seos on ka, et on lihtsalt see, et kui inimene on unetu või ta on depressioonis, siis ta ongi väga tundlik ja see valutundlikkus nii-öelda on nagu kõrgem, et ütleme, ta tajub seda valu igal juhul nagu kõrgemalt ja raskemalt. Et see on jällegi sellised seosed toodud ja kui on tehtud siis nii-öelda uuringuid, et nii on. Ja see, millele sa viitasid, need on tõenduspõhised uuringud, mis täna teada on peavalu ja uneseoste kohta ka. Kas ja kui raskelt üldse seda unerežiimi jälgima peab? Eriti kui me räägime nendest tundlikest peavalutajatest ja kuidas oma unerežiim heaks saada? Jah, et me peame kõik väga rangelt seda jälgima, ka mittevalutajad, ka mitte peavalutajad, et selles mõttes, et see on äärmiselt oluline, et sa teaksid, mis kronotüüp sa oled, et kui me alustame raviga, näiteks sul on probleeme unega, siis esimene küsimus on see, et kuidas sa nagu oma elus üldse oled maganud, mis rütmides sa oma elus oled maganud. Ja see on äärmiselt oluline, sellepärast, et kui sa ütled näiteks, et 20-ndates ma magasin, olin hiline magaja ja ma olen olnud pidevalt hiline magaja, et ma olengi hästi hilja magama läinud, maganud või 90-ni, aga nüüd 30-ndates võib-olla ma pean minema varem tööle, ärkama kell 6, siis ilmselgelt jääd sa unefaasidest ilma, sellepärast, et sa ei saa oma unetsüklit ettepoole nihutada, kui sul on elus antud DNA-sse kirjutatud, et sinu melatoniini aktivatsioon on täpselt kell 12 kõige võimsam. Sa pead selle ära tabama. Ja me ei saa seda nihutada, me saame mängida oma nii-öelda melatoniini selle asukohaga või ajalise asukohaga võib-olla ainult tund maksimum. Et siis ongi see, et ma saan sellega mängida, aga me ei saa mängida 1,5 tundi väga, me ei saa 2-3 tundi mängida. Ja kui sa mängidki, kui sa lähedki teise aega, kuigi see keha tahab hoopis teises ajas magada, ehk siis vastupidiselt magad nii-öelda oma vajadustele, siis juhtubki see, et sa jääd unevõlga. Sul hakkab kõik see pihta, kõik ressursid, kõik immuunsüsteemid, kõik see päevane enesetunne, kõik see hakkab aja jooksul hästi aeglaselt muutuma ja ikka kehvemaks. Nii et
tuleks see unega seada, et selle jaoks me teeme teatud tehnikat, unerestriktsiooni tehnikat, et me otsime üles selle õige uneaja, uneaja ja unepikkuse, et unepikkus on ka meil väga individuaalselt erinev, see ei ole niimoodi, et 8 tundi peaks ikkagi ära magama. Ei, näiteks minul on 9,6, et see on väga oluline, et ma selle 9,6 kätte saaks, et see ei ole üldse kõrge, muideks see on täitsa okei, et ta on keskmiselt võib-olla kõrgem ja ma olen ikkagi oma klientide näol näinud vähe neid, kellele sobib alla 7,5, mis tähendab seda, et inimesed tulevad vastuvõtule ja ütlevad, et 6 tundi on jumala okei, aga mul on probleemid unega. Ma ütlen, et 6 tundi ei ole okei. Seda maailmas on ikka väga vähe inimesi, kellele päriselt siin loomult see 6 tundi kehale nagu sobiks. Et neid on väga vähe, et see on võib-olla 1-200, üks 200. Ja siis inimesed on üllatunud selles mõttes, et okei, et noh, ei, mina küll magama ei jää ja minul küll seda und kuskilt ei tule, et mul on nii raske, et ma pean nii vara ärkama ja mul on 100 asja, et siis hakatakse kogu päevaplaani muutma, et me saaksime õige une asukoha teada ja õige unepikkuse. Ja tavaliselt, kui nüüd see peavalutaja on vastuvõtul ja me saame need täpselt paika, siis ma ei saa küll garanteerida, et teisel või 3. kuul su pea enam nii palju ei valuta, aga tegelikult see seos on hästi ilus, et kui me selle une ikkagi korda saame, siis see pea ka valutab vähem ja muidugi stress ja ärevus maha, eks ju. Et see unerütm on kõigile väga oluline ja seda peab hoidma päris karmilt. Et peavad kõik jälgima ja ma loodan, et see annab infot ka neile, kes täna siin on, kellel pea ei valuta, kuigi me natuke eeldame, et siin on rohkem neid, kellel pea valutab meid kuulamas. Et pidage unerežiimist kinni ja leidke oma uneaeg. Et võite chati kirjutada oma keskmist öist unetundide arvu. Ma arvan, et meil kenega on huvitav seda pärast korraks vaadata, sellele pilk peale visata siin webinari lõpupoole. Aga oleme jõudnud umbes poole webinari peale ja mõned küsimused sult veel küsiks enne, kui liigume nende küsimuste juurde, mis meile siia chati tulevad. Mis teha, kui juba migreenihoog käib ja kas siis tasub magama minna hästi ruttu pimedasse tuppa või tasub just olla unega ettevaatlik? See on selline küsimus, mille peale ma mõtlesin ja ma ei saa vastata nagu ühtselt, et sellepärast, et siin on nagu nii palju aspekte, et kui sul on, sul on migreenihoog, aga sa oled väga väsinud, sul ongi näiteks üleväsimusest tekkinud migreeni episood, sa oled võib-olla päeval kohvi ka joonud ja sa oled nagu ülestimuleeritud. Siis on küsimus see, et okei, et sinu tsirkadiaanne rütm ütleb, et sa pead magama, aga sa oled ülestimuleeritud, siis ma pigem ütleks, et võta samm tagasi ja tee midagi rahustavat, tee midagi, mis on nagu positiivne tegevus, aga ära suru ennast magama, ära nagu pingesta oma keha, ära nagu topi ennast, et ma pean magama jääma, siis ma talun seda hoogu paremini, et tegelikult unetute puhul samamoodi ju me teeme seda, et me paneme nad vähemaks ajaks voodisse tegelikult ja siis hakkame und kasvatama ja taastama. Ja tegelikult, kui sul on ka unetuse episood, siis me teeme seda valutajaga täpselt samamoodi koos, kui sul on valu ja unetus. See on nagu väga see ongi nagu selline surmalõks, et tegelikult ta tahaks nagu puhata, aga sa ei jää selle üliärevusega magama, siis sa ei tohi seda suruda ka ennast magama, et võta korraks samm tagasi, ole rahulik, tee midagi neutraalset, tee midagi rahulikku, võib-olla sul on omad tehnikad juba, mida sa kasutad, et igasugune lihaslõdvestavad harjutused on nagu hästi head. Hingamisharjutused, ma ei oska öelda, ausalt öeldes, kui meil on unekonverentsid ja räägitakse
meditatsioonis ja hingamisharjutustes, siis seda väga ei soovitata voodis teha, nii et ma soovitan neid voodist väljas teha pigem ja nagu ennetavalt juba. Ja teistpidi, kui sa ei ole nagu ülestimuleeritud, sul ei ole nagu ärevust ja sul ei ole päeval, sa tead, et sa ei kasutanud kohvi või et sul ei ole mingit asja kukil, siis muidugi lähed ja proovid, aga lõdvestunud pingevabas olekus. Ja seda peab harjutama ja me harjutame olema pingevabalt voodis. Kohe, kui sa pingesse lähed, pead sa voodist välja tulema, sellega sa magama ei jää. Ja kõige hullem on jah ikkagi see mõte, mis hakkab suruma. Ma pean, muidu mul on homme läheb kõik nässu ja mul on homme raske. Ja kui ma praegu magama ei jää, see mõte hakkab tirima, see mõte hakkab kerima. Et see ei ole nagu hea. Kui see hakkab juba pihta, siis tuled voodist välja. Ehk siis, kui valu on nii suur, et ta segab sellesse unesse minekut, siis on pigem parem püüda voodist väljas olla ja olla kuskil mujal rahulikult ja kas või mingit muud rahustavat tegevust teha, kui ennast meeleheitlikult pimedas toas magama suruda. Lihtsalt siin on hästi oluline, et see kõik, mida sa päeval oled teinud, et milline see päevane rütm on sul olnud, et kui sa oled ülestimuleeritud nii mõtete kui kehapingetega, siis ei tasu sinna väga vara voodisse minna. Nii. Aga kui peavaluga magama jääda ei suuda, siis... Jah, et kui sa peavaluga magama jääda ei suuda, siis sa tuledki voodist välja. Sa katkestad selle voodi ja peavalu seose, et vaadake, see keha õpib ka ära iga kord, et kui on valu ja kui ma olen pikali, siis ma magama ei jää ja sealt tekib lihasmälu on kehal, ta õpib selle käitumise ära ja isegi kui sul näiteks pea ei valuta, siis sa ei jää ikka magama. See ongi juba unetuse mehhanism töös. Nii et mitte kunagi, et kui sa tõesti oledki 15-20 minutit voodis ega suuda uinuda, siis sa pead juba üles tulema. Et siit ka see numbrid tähendab, et osad istuvad seal 2-3 tundi ja suruvad, et jumala eest ärge seda teke. Et tõesti ainult 10-15 minutit on see ja tuled välja, teed midagi neutraalset ja seda ka võib-olla ainult 15-20 minutit, mitte rohkem. Sa ei pea olema väljas tunde, sa võid täiesti neutraalselt rahuneda maha, rahulikult teha jällegi, panna asjad valmis, hakata kuduma, joonistama maailma, tee midagi, mis on nagu selline mõnus tegevus. Ja siis lähed uuesti voodisse, isegi kui sa oled ärgas, võid sa minna voodisse. Lihtsalt proovid uuesti ja mõnikord võib see õnnestuda. Nii et seda tehnikat nimetatakse stiimulikontrolli tehnikaks ja see on üsna võimas ja see on võimas just väga ärevate joonetute puhul. Ja kindlasti sinna hulka kuuluvad ka peavalutajad, et teha väike katkestus. Ja võib-olla on see võetud peavalurohi mõjuma hakanud ja järgmisel korral õnnestub magama jäämine paremini. Just. Ja see hirm ka, mis inimesed on siis öelnud, ongi see, et aga kui ma nagu, siis mul see uneaken läheb mööda ja et mul see kella 9:30 uneaken läheb mööda ja siis ma lähengi siis alles kell 11 voodisse või? Jah, lähed kell 11, ega selles mõttes, et sa magad küll võib-olla lühema une ära, aga see võib olla palju kvaliteetsem kui see, et sa oled seal pikalt toodanud seda ja ennast väga ärevaks ajanud. Aitäh sulle selle mõtte eest. Millised on need näiteks 3 asja, mis pakuvad igale inimesele, ärme räägi ainult peavalutajatest, räägime kõikidest parema unekvaliteedi? No kõige olulisem on valgus, et üks asi on see unerežiimi paika seadmine, aga järgmine on kohe valguse regulatsioon. Nüüd valgusega on niimoodi, et väga paljud migreeni, ütleme peavalutajad, ma nimetan teid peavalutajateks, kes sobivad, siis nad on tundlikud, valgustundlikud väga paljud
aga ometigi valgus on see, mis reguleerib meie und, meie tsirkadiaanset rütmi ja on ikkagi äärmiselt oluline, et me seda valgust päeva jooksul saame piisavalt ja kogu päeva jooksul 1000 luksi vähemalt. Et see valgusintensiivsus peaks olema ja tugevus peaks olema kokku selline 1000 luksi, mis on selline päris korralik valgus. Et see on jah, korralik valgus. Ja õhtul on ka hästi oluline, et kui sul see pea ei valuta, kõik on tegelikult hästi, siis proovi olla võimalikult palju nagu valguse käes. Et kuni siis 2 tundi enne magama minekut sa keerad nagu madalamaks selle valguse. Siin on jällegi see konks, et ma ei ole nagu 6-10 pimedas toas, vaid ma olen 6-9 täiesti valges toas. Hea, kui sul on see intensiivne erevalguslamp, ravilamp, ja mis annabki sulle 1000 luksi, paned selle 9 ajal kinni, paned hämaramaks toa ja lähed kell 11 magama. Et selles mõttes see oleks selline ideaalne. Aga paljud kardavad seda valgust ja tegelikult samas nagu see tagab sulle hea unesurve õhtul, see tagabki sulle melatoniini kiire tulemise, sellepärast, et kui sa oled pimedas kogu aeg, siis melatoniin juba töötab su ajus, sa oled juba puhkeolekus ja tegelikult õhtul seda melatoniini enam ei jätku sul, mida on sul vaja. Nii et siit siis see osa, et siis et unerütm ja valgus ja teie puhul siis igasugune stimulandi kasutus ja tegelikult mina siis olen nii range, et ma võtan ikkagi kofeiini kõigilt maha, et ka ükskõik, kas sa oled peavalutaja või mitte. Et kofeiin mõjutab väga palju adenosiini, ta mõjutab kogu seda unerütmi, unelainete tööd, ehk siis selline unefaase, sul tekivad mikroärkamised aju EEG-s, mida sa ei tea, mis lõhuvad une kvaliteeti. Et see on väga-väga halb, et kofeiin on nagu väga halb. Aga sellest on teile kindlasti räägitud, samamoodi nikotiin ja alkohol, mis samamoodi tekitavad neid mikroärkamisi aju EEG-s. Ongi sellised 3-5 sekundilised alfalainete pursked, näiteks deltalainetes sügavas unes. Sina seda ei tea, sina magad, aga kvaliteet on kehv ja sa ärkad väga halva enesetundega. Aga muidugi, mida kindlasti on palju räägitud, liikumine, vähemalt 2 tundi on minu soov, et kui ma kliendiga tööd teen, siis ma ütlen, et alla 2 tunni ei ole nagu mõtet, kui me tahame sügavat und suurendada, tahame kvaliteeti saada veel juurde, siis meil on vaja iga päev vähemalt aktiivselt liikuda 2 tundi, et siis sellel on mingisugune mõte. Meeleolule on muidugi 5 minutit ka väga hea, et selles mõttes see on nagu 2 erinevat asja, aga kui me tahame nagu füüsiliselt ennast kurnata, siis meil on vaja liikuda. Ja vot ma ei tea nüüd, mida nüüd, ma tean seda, et jah, et liikumine võib ägestada migreenihoogu ja kõike seda, aga see võib olla ka täiesti vastupidine, et kui me teeme neid asju regulaarselt, see keha õpib ära elama rutiinset elu, rutiinne rütm, rutiinne valgus, rutiinne toit, kõik on rutiinis, siis üldiselt ka peavalu ei ole nii kaootiline, vaid on ka omas rütmis. Et selles mõttes siis sa ka võib-olla juba tead või oskad nagu märgata, et millega see seos võib olla, aga üldiselt eesmärk on see, et ma ei hakkaks seda nagu niivõrd tähelepanelikult jälgima, vaid elaksin täiesti oma normaalses rütmis ja vahepeal see peavalu tuleb ja ta on minuga koos ja ma aktsepteerin teda, aga ma teen ikka kõike järjepidevalt. Ikka, kui mul see pea annab nagu võimaluse, siis ma lähen ja liigun. Mina olen nagu niimoodi töötanud oma klientidega ja siiani on see nagu teatud piirini muidugi ongi see nagu aidanud. Ma arvan, et need on hästi head mõtted. Lihtsalt palun sul üle täpsustada selle, et kofeiin ei ole ainult kohv, eks ole, vaid on ikka kõik kofeiini sisaldavad joogid, sealhulgas tee, energiajoogid ja kõik muu. Et hoiame kõik selle ka meeles,
et see, kui kohvi joomine ära lõpetada, see on üks asi, aga seda kofeiini on nii palju mujal ka. Nii, kas me liigume mingil põhjusel? Nii. Sa natuke mainisid seda, mida migreenikud peavad unega seoses silmas pidama ja see kehtib kõikidele ja me jõudsimegi siia, kus me nii ajaliselt kui ka muidu oleme avatud nüüd kõikide küsimustele. Ma enne veel mainin ära, et Kene kontaktid ja info Kene kohta leiab, lähen tagasi, tahaks tagasi minna, aga ei liigu. Kene kohta info leiab veebiaadressilt kenevernik.ee ja MyPreventioni lahenduse kohta myprevention.com või siit. Nüüd slaidide jagamise lõpetaks ja hakkaksid chatist vaikselt neid tänaste kuulajate küsimusi võtma. Ja ma hea meelega valiksin ise neid. Ja, väga hea meelega luban. Et siin on juba selline mõnus küsimus, et tegelikult see, et ma proovisin ükskord olla nädal ilma kohvita, see oli suht võimatu ja kauem ei suutnud. Et siin ma kohe siis ka nagu täpsustan teile, et kofeiini sisaldavat ainet, mida sa siis võtad või teed, tavaliselt see kohvi, et seda võõrutatakse väga aeglaselt. Et see ei toimu niimoodi, et üks nädal võtan maha, et see on päris katastroof, mis siis võib tulla. Et isegi see üks tass, kui sa võõrutad terve nädala, lihtsalt ei võta seda ühte tassi, siis sul võib olla päris rasked peavalu episoodid, sul võivad olla päris rasked magamatuse episoodid, sul võib olla unetust, sul võib kõik olla sellised korralikud võõrutusnähud. Nii et kindlasti tasuks nagu seal tehakse oma plaan, et seal teen ka kofeiini võõrutusplaan oma, mida ma inimesele teen, kui me hakkame siis seda und sättima. Kofeiiniga valuvaigistite osas mina vastata ei julge, et seal kõik oleneb koguses, et seda määrab nagu arst. Ja. Ma siia mainiks juurde, et valuvaigistite teemal on üks varasem webinar ka, kus sellele küsimusele vastus leidub. Et üldiselt migreeni ja teiste primaarsete peavalude puhul oleme siiamaani saanud neid soovitusi, et mitte segatud valuvaigisteid tarbida. Just. Nii. Ja siin on siis, ma lähen siit ette poole. Kas kanepiseemne õli kasutamine õhtuti on pigem jaa või ei? See on ka hästi klassikaline küsimus, et CBD-õli mina karbidiooliõli või kanepidooli ühikut ma ei soovita kasutada, eriti kui sa oled peavalutaja. Et väga paljudel tekib just peavalu selle õli kasutamisel ja mitte õli, vaid just selle ühendi või selle aine kasutamisel. Et ärge unustage, et nendes toodetes on väga palju muid asju veel sees. Mitte kunagi ei müüda nii-öelda seda CBD nagu puhtal kujul, vaid seal on alati nagu see segatud ja on tehtud ka väga palju katseid, et kui palju siis päriselt seda asja seal sees on, et siis see on väga varieeruv. Ja sellepärast ongi see hästi raske selles mõttes, et ega maailmas veel ei teata täpselt, milline doos on just õige sellele inimesele. Ja kui see doos nii-öelda selle 2 või 3 tilga järel on hoopis midagi muud, siis see võib juba sind väga tohutult mõjutada. Ma ei ole absoluutselt selle poolt. Mulle ei meeldi, kui inimesed reklaamivad seda, kui on igasugused blogijad, ütlevad, et see aitab unetust ära võtta, siis mina näen risti vastupidi inimesi, kes tulevad ja kirjutavad, et ma olen siin õli kasutanud, et mis nüüd saab, et mul on nii raske olla ja et see on lihtsalt turvaasjakene. Me nimetame seda natuke platseeboefektiks seda, et me ei tea, kui hästi ta unele mõjub. Et THC muidugi kui me kanepitaime võtame, siis kõige rohkem ongi seal siis kanepidiooli uuritud ja THC-d, eks ju nüüd 2 asja ainult sellest 100 ühikust, mis seal selles kanepitaime sees on. Ja ega selle kanepidiooli kohta ka ei ole nagu väga palju infot.
et jah, ta nagu lõdvestab, lõõgastab, aitab nendel lihastel nagu lihtsalt nagu rahuneda, lõdvestuda, aga tegelikult on niimoodi, et kui meil on unetus või meil on probleem magama jäämisega, siis see võib kustutada teie probleemi mõneks ajaks, võib-olla 2 päevaks, 3 päevaks, nädalaks, aga see probleem jääb sulle alale, et sellega peab nagu päriselt tegelema. Ja et selles mõttes ma ei soovita kindlasti võtta peavalutajatel seda, sest minul just vastupidiselt on kliendid, kes tulevad peavaluga, kui nad on seda ka kasutanud, sest nad lähevad üle liia, sa hakkad seda rohkem tilgutama omale. Sa lihtsalt hakkad seda rohkem samamoodi nagu melatoniini preparaadiga, et inimene võtab seda melatoniini, võtab 2-3, siis jõuab 6 milligrammi juurde, siis jõuab 10 milligrammi juurde ja tal on uni täiesti utsus. Et seal on väga-väga kindel. Meie muidugi seda õli üldse ei kasuta, meil unemeditsiinis seda ei kasutata ravivahendina, aga melatoniinis on väga karm juhend, kuidas meie peame seda kasutama, aga inimesed kasutavad näiteks melatoniini toidulisandina väga valesti. Siis laps krigistab hambaid juba väga väikesest peale, peavalud, samad väga tead külalised, väga tihed seos, millised spetsialist tegelikult sammaste krigistamisega tundub aina enam, et sellel on peavaluga seos. Perearstile oleme rääkinud ning teadlikud ka hambaarst, neuroloog ning ortodont, aga kas ikkagi midagi, kas hammaste krigistamist saaks kõik võtta. Nii. Tõesti, bruksism esineb rohkem lastel ja see on väga palju arenguga seotud, kasvamise, emotsioonide reguleerimisega, väljaelamiste, pingete väljaelamisega ka. Me oleme näinud seda seost. Aga mul on olnud lapsi vastuvõtul, kellel on hammaste krigistamine. Kui me oleme unevõlasta lahti saanud, ehk siis tal on uni korralik, unehügieeni hea, suhkrut maas, siis need hambad üldiselt lähevad paremaks, ta ei krigista enam nii palju. Ka psühholoogina me vaatame ju, millised on seos pingete, stressi ja ärevusega. Et mul tuleb kohe üks poiss meelde, kellel 3 trenni järjest, eks ju. Me pidime, lõpuks viisime selle 1 trenni peale selle poisi, sest tal oli pinget nii palju, tal oli lihased kogu aeg pinges. Ja kui sul on geneetiline patern seal sees, näiteks vanemate näol, kes on ka krigistajad olnud, et siis tuleb neid tegevusi nagu maha võtta, et seal on ka väga palju selliseid seoseid. Ortodontidega oleme rääkinud, muidugi hambaarstid, neuroloogid, keegi ei tea päris hästi seda bruksismi alust, aga jah, et seal magneesium nagu aitab, aga ta ei aita nagu väga hästi. Kõige paremini siiamaani on aidanud see, kui ma olen selle unerütmi viinud ja unehügieeni korda teinud, et siis see väheneb. Muidugi klambreid kasutavad nad, eks ta juba siis kasutabki sul, kui ta on korralik krigistaja, ehk siis hambakatted, mis kaitsevad neid hambaid, aga nad söövad need hambakatted ka läbi. Nii et see on ka nagu omaette teema, aga mul on tegelikult täitsa 3 juhtumit, kellega ma olen saanud päris ilusaks need hambakrigistamise ja seal on olnud sellist asja, näiteks ühega oli lihtsalt võtsime suhkrujoogid maha kõik. Väga-väga lihtne asi. Ühega oli trenni teema. Ma ei mäleta, mis seal oli, aga kõigiga kindlasti reguleerime une ära. Kas tasub jälgida oma unerütmi nutikellaga? Ei tasu. Uuringud näitavad, et kui sa jälgid oma und nutikellast, mis ei näita und muideks, et 3 parameetriga me und registreerida ei ole võimalik, me saame registreerida ainult puhkeoleku asendit, ehk siis ma olen pikal asendis. Me ei saa registreerida pulsiga und, me ei saa registreerida temperatuuriga ega liigutusega, sest et see on nii individuaalne, kus millal keegi liigutab või on rahunenud või mitte rahunenud ja saada remmune faas kätte või saada sügavune faas kätte. Selle jaoks on vaja 27 parameetrit, ma ei mäletagi enam, ühesõnaga see on see uneuuringute keskus, kus ka mina siis neid elektroode nagu seadistasin, et mida see nutikell teeb, et mida rohkem sa jälgid seda, et palju sa deep sleep'i saad või light sleep'i, siis ta hakkab nagu kontrollima sinu elu. See tähendab seda, et sa vaatad seda, usud seda,
aga tegelikult on risti vastupidi, et näiteks väga paljud ongi läinud pigem nagu varem voodisse, sellepärast et nad on aru saanud, et nad magavad vähem, kuigi varem voodisse ei tohi minna, kui sul ei ole und tegelikult, kui sul on unetushäire, sa ei tohi varem voodisse minna, sa ei tohi pingeseisundis minna, sa ei tohi ärevana minna. Nii, aga nad lähevad varem, sellepärast et kell ütleb, et ainult 6 tundi kogu aeg magan, et ma pean ikka varem minema, ma pean ikka püüdma magama jääma, aga see on väga halb. See on täiesti risti vastupidi. Nii et nendest saavad unetud ja teine asi, nad hakkavad rohkem muretsema oma une pärast ja nad lähevad rohkem ärevaks. Et sellepärast, et see info, mis sealt tuleb, nad ei oska sellega midagi teha. Et kui sul on nagu REM-und, ma ei tea, 50% kogu ööunest, siis no ma arvan, et see on päris raske neuroloogiline häire, et selles mõttes, et see ei ole võimalik lihtsalt, et sügavat und on 60% kogu ööunest või 100% või sa ärkad 100 korda öösel unesse, siis see ei ole ka võimalik. Et nad registreerivad valesti. Olen väga paljude gadgetite algusaegadel juures olnud, mind on kasutatud seal ja ma olen alati neile öelnud ka, et see kõik on hea mõte, aga mis see patsient või mida see inimene hakkab selle infoga tegema, et see kahjuks teda ei aita. Et olge siis ausalt öelge, et see on ainult puhkeoleku registreerija, mitte une registreerija. Aga kas mõni puhkeoleku registreerija on täpsem kui mõni teine või kas on mõni gadget, mis nii-öelda additionally to pulsikell registreerib ka natuke und? Ei ole ühte ega teist, et muidugi, kui sul on rohkem parameetreid, mis mõõdavad, on ju, et näiteks sul on 3 parameetrit, et see on parem kui 2 või 1, on ju, see on nagu loogiline. Et siis me saame selle une mõõtmise nagu täpsemaks, aga selle jaoks, et seda nagu päriselt und kätte saada, siis ma juba ütlesin, palju neid parameetreid vaja on. Et kuna meie jälgime seal unetehnoloogidena nagu lihaseid, hingamist, 6 lülitust ajus, noorskamisandurid, silmad, kindlasti kõige olulisem. Hingamist 3 erinemisvõimalust, et parameetrid täna mõõta. Nii et neid asju seal on ja see kahjuks ei ole. See on väga tore kõik, aga jah, ma ei soovita. Kui sa oled unetu, sa oled ärev, siis ära vaata ja ühtegi kella ka öösel ei tohi vaadata, eks ju, et see on ka, ma unustasin enne öelda, et kella ära mitte kunagi öösel vaata, et see on kohutav asi, mida teha. Et ära vaata, millal sa veel ei ole magama jäänud. Just nii, siin siis keegi tahab küsida, et kui inimene, kes on terve lapsepõlve ja veel enam teismeea ning samuti kogu ülejäänud elu oma eelistanud hilja ja väga hilja magama minna, siis mida ta teha saaks, et end ühiskonna rütmi siiski sisse sulatada? Või ei saagi midagi teha, et melatoniini tootmisega on paigas ja seda enam ei liiguta. Mulle tuleb tohutu inspiratsioon kell 11 peale. Ja tavaliselt ongi need hilised magajad, nendel hakkab elu alles hilja pihta ja nemad siis tegelikult, siin on veel küsimus, internetis soovitatakse tasapisi harjutada unegraafikut varasemaks. Kui ma ütlesin ka, sa saad harjutada seda, sa võid proovida, aga ta tulebki võib-olla ainult tunni võrra varasemaks, aga pikemas perspektiivis ta hakkab tagasi minema, et näiteks 3 kuu järel hakkab jälle minema hilisemaks tagasi, jälle sa murdud, et seda on väga raske hoida. Et mina soovitan muuta oma tööd, ma soovitan muuta mitte sotsiaalsetest teguritest kinni pidada ja magada maksimum aja, minna siis kell 2 öösel magama ja magada 10 välja, kui see on just see, mida sa soovid, mida sa tead, et sa oled eluaeg, on see sulle kõige parem. Et üldiselt need rütmid võivad muidugi ka eas muutuda, et noorukitel ongi hilisem rütm ja vanematel on natuke varasem rütm. Ja muidugi me vaatame, et see unehügieen ei oleks halb, et näiteks kui sul on väga kehv unehügieen, siis sa võidki olla hilise uneaja sündroomiga, mitte hilise rütmiga, vaid hilise uneaja sündroomiga, mis tekitab ka väga suurt unevõlga. Et seal me jälgime seda, vaatame selle ära. Ja kui me lõpuks 3. kuuks saame aru, et kuule, see on sinu rütm, nii on, nüüd sa pead tõesti muutma põhimõtteliselt kogu oma päevaplaani. Ja me oleme siis ka andnud haiglas, arstid on siis andnud nii-öelda koolidele nõusolekuid, et näiteks, tähendab,
tõendi selle kohta, et näiteks, et see inimene ei ärka enne 10 üles, et tal ei ole mõtet kooli minna nagu, et ta ongi hüpersoomniak, tal on hüpersoomnia, see liigunisuse häire, sellega ei ole midagi teha, see on neuroloogiline ja talle tehakse teine režiim, koolirežiim näiteks. See on muidugi teatud tüüpi häire, aga paljudel võib ka seda esineda. Mis oleks siis õige viis, et und jälgida? Ikka klassikaline unepäevik, laed selle Google'ist alla, sleep diary, unepäevik ja siis paned sinna unetunnid kirja, hommikul mõtled, mis kell voodisse läksid, mis kell magama jäid ja saadki täpselt. Inimese enda taju on päris hea täpsusega. Jah, selline unepäevik sarnaneb väga ka sellisele peavalupäevikule ja unepeavalu seoseid ka ju tegelikult otsitakse ja kui sa tunned, et uni su peavalu mõjutab, siis sellega peavalupäevikusse alati kirja panna saab. Ja siin on siis lõpus siin, et aitäh, mul vastupidi, et kui öösel korra ärkan, vaatan kella, näen, et veel magada on aega, rahunen ja magan kohe rahulikult edasi. Siit täpsustus. See, et sa ärkad sellepärast, et kella vaadata. Et jätta see meelde, et ära enam kella vaata, siis sa ei ärka ka. Et see on harjutatud käitumine. Et mille jaoks? Sa küll oled hea magaja, võib-olla jääd kiiresti magama, aga proovime nii, et ei ärka. Nii et ära vaata kella. Nii et jälle keha hakkab ise äratama sind üles teatud kellaajal, sellepärast, et sa teed ühte tegevust, mis kindlustab sulle turvatunde. Et seal võib olla see seos on ju, aga neid seoseid võib palju olla, nii et olge ettevaatlikud. Aitäh sulle, Kene. Meie tund aega vestlust on täiesti linnulennul täis tiksunud ja nii tore oli sinuga peavalu ja une teemal vestelda. Mul on tunne, et seda juttu ja küsimusi jätkuks siin vähemalt veel väga-väga mitmeks tunniks, aga ma arvan, et mõnel nendest inimestest, kes meiega täna siin oli, tuleb varsti uneaeg peale vaadates neid uneaegu ka. Mõni muidugi tundub, et nende tundide arvude järgi, mis sina ütlesid, magab liiga vähe. Aga päris paljud on päris tublid, et siia 7, 8, 9 tunni vahele tuleb ikkagi päris paljudel see uneaeg ära, et tundub, et sellega on hästi. Aitäh, Kene, et sa Unekuul liitusid Microventioni webinariga ja tulid meile unest ja peavalust ja mõnest heast tehnikast rääkima ja kui teil on Kenele küsimusi, siis Kene kontaktid on kenevernik.ee tema kodulehel ja meie küll soovitame Kenega ühendust võtta unemurede kohal. Aitäh teile ja mõnusat õhtut!